Kui terve nädal on olnud sul selline tunne, et elust on justkui midagi puudu, siis suure tõenäosusega on selleks sporditeemaline mälumäng Poodium. Aga ära muretse, me täidame kohe selle tühimiku, sest Poodium kohe alustab. Kui elu tavaliselt meil käib üles ja alla, siis on tore, kui elus on midagi stabiilset. Ja selleks on loomulikult meie kallis telemäng Poodium, sest meil on alati 2 tiimi, 2 kaptenit ja 2 külalist. Meie tänase sinise tiimi külaliseks ma võin öelda, et on vaieldamatult üks edukamaid Eesti sportlasi läbi aegade Epp Mäe. Tervist! Oi, tere! Ma ju ei tee sulle liiga, sest et sa oled ikkagi väga-väga edukas sportlane olnud ja öelda, et naissportlane, see nagu panna kõik patta kokku, ma arvan, sa oled ikkagi Eesti edukate sportlaste top 10 kindlasti. No, kõik kiidusõnad, mis antakse, võtan heaga vastu. Võtad heaga vastu. Võtan heaga vastu. Lugesin üks päev uudist sellest, et naissportlased nõuavad, et meessportlased peavad minema rinnahoidjaga kaalumisele, et oleks võrdne olukord. Kuidas maadlejad ennast kaaluvad? Kas olete paljalt trikoos või nagu tundub, et tõstajad teevad seda paljalt, aga... No tänane reglement on see, et me peame kaaluma trikoos, mis tähendab, mis seal all on, see on vabalt valida, aga trikoo peab olema selline. Pane või ketas püksi? Pane või ketas püksi. Miks? Aga hea küll, jah. Raskem oleks, et tahad järgmisse kaalu. Üldjuhul ei taheta järgmisesse, ikka eelmisesse tahetakse minna. Nagu inimesed on erinevaid, eks ole. Ja sinu tänaseks kaaslaseks mängus on võrratu mees ja ilusa jalgpalliportaali võilis vastupidi Sokkerneti peatoimetaja Kaspar Elissaar. Tervist! Tere! Tere! Aitäh meelitamast! Muidugi. Oled sa vuntsi maha jäänud mis põhjustel? No kevad tuuled on ikka toovad värskust meie ellu, et siis on ju endal ka lõbusam vahelduseks. Tahad noori ilus välja näha? Sa ütlesid sina, aitäh! Kaspar, Epp, edu teile tänases mängus. Lihtne teil loomulikult olema ei saa, sest et vastasvõistkond ei ole ka papis poisid. Külaliseks meil on ekstreemsportlane Illimar Pilt. Nimetad ennast ekstreemsportlaseks, aga ma ei ole sind kordagi näinud näiteks Simple Sessioni stardinimekirjas. Milles sinu ekstreemsus seisneb? Vaata, Lauri, 3 last järjest, 2-aastase vahega. See on nagu palju kõvem asi, kui mingi Simple Sessionil teha mingit flippi või värki. Katsuge veel sellega vennad hakkama saada. No, see on tõsine ekstreemsport, sest üldjuhul on niimoodi, et muidu on elu kerge. See on nagu suur maraton 3 lastega jooksmine, aga sul võetakse toitlustuspunktid ära ja sa ei tea, kus kohas finiss on ja kui nad 3 haigeks jäävad, no siis on niimoodi. Või sa on nagu tulest ja veest läbi käinud ja sa oled ka oma kogemused võtnud nüüd kätte ja hakanud neid jagama, teed papsidele koolitusi. Jaa, papside meistriklass on niisugune vägev asi, et igasugused valusad asjad, mis on suhtes läbi tulnud, paratamatult väikeste lastega läheb suhe pausi peale ja neid teadmisi anname siis papside edasi. Me põhimõtteliselt nagu autospordiga võrreldes siis nagu me paneme papside isadusmootori uuel võimsusel käima. Et nagu rohkem oleks isad lähedased lastega, märkaksid oma naist just sellel hetkel, kui nad teevad seda ekstreemsporti, kui lapsed on väiksed. Et siis on seda vaja nagu tuge ja näidata, et finiss on tegelikult olemas. Ja mõned toitlustuspunktid saame ka anda sinna pitk edasi, et siin ei ole vaja nagu, ma ei tea, jooksusuisse kuskil nurka visata, et ma lõpetan selle pulli ära, et aitab minu jaoks lisadust pole, et ma võtan parem PlayStation, hakkan seda mängima. Kurat, lähete läbi, mehed, lähete läbi. Aga mõnus, Margus, kuulad? Kuulan ja imestan ja mõtlen tegelikult, et meil on täna nagu siin väga hästi, et Illimari kõrval ma tunnen ennast nagu väga kindlalt. Mees on ikka sellisest tulest ja peest läbi käinud. Et see üks spordisaade Poodium ei murra teda? Ei, see on tõesti, see on väga hea paralleel ka ekstreemsport ja isadus. Täiesti nõus. Aga mehed, edu teile. Mõlemad olete siis isad ka ekstreemsportlased. Aga võtame ette meie esimese mängu ja vaatame, kas see konti murrab ja selleks loomulikult on meil algviisiku mäng. Ajalugu on näidanud, et algviisiku mäng esimesena töötab väga hästi, kuna see on mõnus soojendus nii mulle, kaptenitele kui ka võistlejatele. Esimesena hakkavad meil algviisiku mängu mängima Kaspar ja Epp, aga enne kui me anname teile ette esimese pildi, Kaspar, sinust on saanud vahepeal viraalne sotsiaalmeediastaar TikToki keskkonnas. Vaatame, millega hakkama oled saanud. Kui teid küsib, kuidas sa nii hämmastavalt osav oled? Ma ei ütleks, et see just hämmastav oli. Ütleme, et seda hetke on ka oodatud, seal nimel on palju vaeva nähtud ja tööd tehtud ja ütleme, et loogiliselt ühel hetkel peavad tulemused ka järgi tulema. Väga hästi. Aitäh sulle, Ott Edel, selle klipi eest. Tõeliselt andekas. Aga nüüd selle hea tuju pealt, Kaspar, nii hea meel. Ai kui hea tuju. Kuidas tähes ära maitseb? Ootamatult, jah. Mis sa selle kuulsusega nüüd pihta? Pappi ei tule. Oleks teadnud, et Lauri kutsub siia ja siuke asi juhtub. Ma ei teagi, mis ma oleks siis öelnud. Jooksnud siia.
aga võtame teile ette esimese pildi ja hakkame mängima algviisiku mängu ja loomulikult tahame teada, kes on pildil. Kes on see härrasmees? Siin on osavalt valitud pilt, mulle tundub. Väga osavalt. Aga et ikkagi tundub, et... Toimetajad ikka mõtlevad ka, mis nad teevad selle saate. Ja, sest siin nagu see võiks vabalt olla väga eksitav, sellepärast ma vaatasin küll, et mis Itaalia mehe sa mulle siia oled pannud, aga... Lukašenko. Mulle oli ka esimene Lukašenko. No nii. Aga mulle tundub... Aga kuidas ta siia sai? Lukašenko ei ole väga Eesti spordiga seotud. Sulle tundub, kas võiks olla... No, võiks küll sinna poole minna. See on härra, kes soovitab talvel vanainimestel taksoga sõita. Ja, no... Ta on, ütleme siis, tänase mängu mõttes on ta korvpallitreener Kalle Klandorf. Loomulikult tegemist on Kalle Klandorfiga. Väga hea punkt kirjas, võite tabloole kirja panna, muidu äkki läheb meelest ära. Ja võtame teile ette järgmise pildi ja küsimus sama. Kes see võiks olla tema? Preili tundub olevat, medali on võitnud. Tütarlaps medali võitnud. Ahaa. Margusel koliseb juba. Margus on siis sinu see salagaval nägu on nii tore. Me arutame. Ma arvan, et Epp peaks ka teada tegelikult. Kas... Selline kaunis neiu on üsna selline lilleke, ma ütleks ju. Kas ta võiks olla Harri Lille partner mingisugustes mängudes? Mingisugustes võib-olla on, aga ma ei tea, milline sa täpselt silmas pead, eks sa täpsustad. Eks on Kurlingu Preili? No võtta nimi, siis vaatame, kas on. Aita mind nüüd välja. Lill. Ei, üks on Lill ja teine on Harri oli Lill, aga see... Vastus? Oot. Vastus? Mis see duo, noh? Lill ja... Tassid ei tassi? Ta on ju Lille moodi ka, no oot. Nii. Epp, aita välja. Aeg sai läbi, 3, 2, 1. Lill ja Kaldvee. Kas on Kaldvee? Kasper, hästi. Võtame ette teile järgmise pildi üle noad ära, teil see läks ja pilt tuleb niimoodi. Kulda näht, paljule panustate, 1-5 on vahemik, mitu punkti. Ma luban sul panustada, mina olen esimest korda. No sellepärast, sisetule, mis su õnnenumber on 5 piires? Õnnenumber 5 piires. Esimene päev. Kuna meil on 2, siis paneme 2. No 2 peale. Mängime 2 punktile ja küsime, mis on pildil? Kasper? Jalgpallistaadion. See on jalgpallistaadion, aga mis staadioniga tegemist? Epp, kuidas sinul jalgpalliga lood on? Väga kehvasti. Mulle meeldib mängida, aga... Selles mõttes, et staadion on Itaalias. Nüüd väga tihti väljaspoolt ei näidata muidugi on ju. Läheb lammutamisele. See on Milano esindusstaadion ja 2 nimega, sellepärast, et sellel staadionil mängivad 2 klubi, Milano Inter ja AC Milan ja siis ma arvan, et sul on ta San Sirona kirjas, aga võib ka Giuseppe Meazza staadion olla. No vaatame, kummana ta kirjas on. Väga peened. San Sirona tõepoolest, väga peenekoeliselt pikid vastus. Sest et see staadion on väga vana ja see vajab, ütleme niimoodi, et ta ei ole enam esimeses nooruses ja tahavad saada uus staadionit ja kuna 2 klubi seal tõesti elavad, siis neil on pappi, et uut ehitada rahulikult. Televaataja on väga rahul praegust. Aitäh. Võtame ette järgmise algviisiku pildi ja kes on tema? Kasper, sul täna lihtne mäng. Mul selles mõttes tõesti, see oli siin mõni aeg tagasi sügisel käisin Šveitsis Nyonis ja isegi rääkisin selle mehega juttu. Rääkis mõistlikku juttu? Tema on ikkagi mõistlik mees, jah. Korruptsioonilõhna tundsid? Tema puhul ei tunne, sest ta on ju... Nii vähe ametis on tal või? Advokaat, jurist, et ta ikkagi teab, mis ta teeb, et ta ei plähmerda niisama nagu FIFA. Teeb targalt. Teeb targalt, jah. Ei, see on jah, UEFA ehk Euroopa Jalgpalliliidu president Aleksander Seferin. Kas on Seferin? Jaa, absoluutselt. Jälle punkt kirjas, hästi läheb teil. Ja võtame ette teile viimase algviisiku pildi ja kes on tema? No tema on nüüd meil sportlane. Tema on sportlane, seda ma võin sulle öelda. Eestiga seotud ka. On Eestiga seotud ka. Näeme, tähelepanelik televaataja võib-olla tunneb sealt ära ka Bahama lipu. No Epp. No, see on Maicel Uibo abigaasa, kes hiljuti sai emaks. Seani Miller Uibo siis. Õige vastus tõepoolest. Punkt teile jälle kirjas. Lõpetate meil praegu siis 6 punktiga. No kui te nii ütlete, siis nii on. Aga kuna teile tuleb ette algviisik ja küsime loomulikult esimese pildi peale, kellega on tegu? Ekstreem. No väga lihtne. Isegi sina, Illimar, kes sa 10 aastat koomas oled olnud, peaksid teadma, kellega on tegemist. Tunne oma parlamendisaadikut. Ma olen nii palju siin targemaks saanud siin mängus, ma olen jäänud uusi nägusid, nimesid, sest tõepoolest mul pole võimalik isegi olnud telekat vahepeal käima panna, sest ma tegin ikkagi spordiga hommikust õhtuni. Ma eeldan, eelmine küsimus oli ka, vaata, algas, nad arutasid, kas on mees või naine. Mina pakun, et see tundub on mees. Aga kes see on?
on juba lähedal, on ju? Väga. On juba lähedal. Nii, palun, ma annan sulle nüüd edasi seda arutelu. Ja, tiimitöö. Jube suur panus. Selle pealt on lihtne edasi minna. Suur töö on ära tehtud, aga tegemist on jah värske Riigikogu liikme ja endise korvpalluri Tanel Teeniga. Tõepoolest, vastus õige. Eesti nimi, Tanel, ilus, kohe Eesti. Ja võtame ette teile järgmise pildi ja tahan ju teadagi, kes on tema. Pool tööd vist tegi eelmine tiim ära juba, aga... Mis pool tööd? Tegelikult mul on terve töö ära juba tehtud. Ikkagi maailma 5. võiks julgelt öelda. Aga tee jälle oma tee. Ei, ma näen, et tegemist on, õnneks on ju minu valdkond. See on ka kurling on ikka väga suur ekstreemsport. See on harjadega koristamist ka ka isaduse puhul mingisugune selline asend või? Isaduse puhul ma võin öelda... Stardin mähkmeid vahet. See on asend, kus laps emale üle antakse. Ma ütlen ausalt, et isaduse puhul... Parketi peal. Ei, see on see... Püüa! Oh my god, sa oled jälle siia oma toidu välja oksendanud. Puhastame ära Harri Lill. Harri Lill, tõepoolest, jah. Harri Lill tuli ära, näed. Harri Lill tuli ära. Võtame ette teile järgmise pildi ja tuleb teile hoopis tükis kuldne väheke. Palju te panustate? 1 miinimum 5. All in. Meil on all in. Võtame ette teile pildi ja küsime, mis on pildil. Opa, joonistus. Jah, see on paaris kojujõudmise, Olipetis kojujõudmise rada. Kuigi 200 meetrit tuli koduni, aga see on Olipetis. Läksin siit. Ma olen mänginud PlayStationi peal erinevaid mänge. Meenutab küll mingisugust sihukest rallimängu. See on ringrada. See on ringrada. Ja ega ma pean tunnistama, et mina need ringradasid niimoodi nagu pildi järgi peast ei tea. Päriselt? Ei, miks ma peaks teada? Ei, ma kuidagi, see on nagu nii legendaarne, et see on nagu... Midagi Jaapaniga ei ole seotud? Ei, aga ma arvan, et kui nüüd... Ma lähen lihtsalt nagu... Illimõril oli päris hea nagu... Mul oli päris hea, mingi Tokyoga ei ole midagi... No Tokyo... Veel kaugeks, aga Jaapaniga nagu kuskil lähedal on, jah? Et siis me võiksime mängida... Vaatan, nad sõidavad ka mitte minu jaoks loogilist suunda pidi vastupäeva. Vastupäeva. Kutsi. Mis te arvate? Suzuka hoopiski. Suzuka on seal kirjas. Suzuka, jah. No punktid teid praegu ma sain aru lauda. Mitte lauda, vaid nendel läksid maha, kui nüüd... Nendel läksid maha, õige. Nii kahju. Eps ei olnud usutav. Võtame ette teile järgmise pildi ja küsime, kellega on tegemist. Pane ära. Pane nüüd ära. See on... No sa tead? Ei, ma tean, see on FIA president. Mis ta nimi on? Muhamed on eesnimi küll, jah. Ben Sulamaye. Õige vastus. Sulamaye on õige vastus. Seda nime ma olen kuulnud. Ja, saite endale punkti jälle kirja tagasi ja võtame ette teile viimase algviisiku pildi ja tahan teada, kellega on tegemist. Eestiga seotud. Sporditäht. Meie võime vastata. Ma usun. Eestiga seotud. 3, 2, 1. Griffin on see. Eesnimi. Mitte Blake, aga... Vaatame, kas on Griffiniga tegemist. Ja tõepoolest tegemist on Robert Griffin. Kolmandaga seisul 1-7. Meie oleme käime ära reklaamipausil. Oleme reklaamipausilt tagasi ja alustame nüüd uudisemänguga. Uudisemäng on lihtsamast lihtsam. Ma olen võtnud välja eelmisest nädalast mõned uudised ja kärpinud nende tiibu. Ehk siis võtnud välja ühe sõna ja nüüd tahame teada, mis sõna sealt on puudu ja mis on uudise kontekst. Poisid, Margus ja Illimar, kuna teie olete õnnetult 1 punkti peal, siis annan alustamisõiguse teile ja esimene uudis tuleb teil siit. Tänak. Me oleme aasta teistest maas, arengust maas, Toyotast maas või ERC-st maas. Kus sa selle ERC võtsid? Kellest Tänak maas on? Aasta. Sina, Lauri, valisid selle lausega nagu enda võistkonna konteksti asetada. Et nagu siis... Ja me oleme aasta Kasparist maast. Aasta Kasparist maas. Ikka see TikToki diivad ikka niimoodi lennutavad. Sina räägid mulle, kuidas mina olen liiga uljas ja siis täna panite teie maksi ja mis näed ise, mis see maksi? Te panite ka nüüd maksi? Ei no ilmselgelt Kasper, minu tänane kaaslane ei ole tutvunud vastutustundliku panustamise reeglitega.
ta on ekstreemsportlane, mul on all in kogu aeg. Ega siin aga lähme tagasi küsimuse juurde ja tahame teada, et kellest siis või millest siis teistest. Noh, nõustud. Vaatame, mis see õige vastus on. Kahjuks arengust. Näed, siin öeldi ette juba. Otsisime sõna, aga täpselt sõna. Mis siis teha? Läks täna nii. Epp ja Kasper, purjatate siin uhkelt liidripositsioonil. Vaatame, kui hästi teil läheb uudiste teadmistega. Uudis kõlab niimoodi. Statistika tõestab, et Maik-Kalev Kotsar oli Euroliigas üks paremaid uustulnukaid, ilusamaid uustulnukaid, kiiremaid uustulnukaid või kahvatumad uustulnukaid. Selles mõttes sa ju saate alguses ütlesid, et Epp on nii palju võitnud igasuguseid asju, ega ta siis täna ju teise tundub. No ma tean, see on see sportlase hing, mis ei lase lihtsalt. Ütleksime... No ilus on ta kindlasti. No väga ilus. Nad ei peaks olema. Suur pikk mees, eks? Jaa. No kahvatuda väga ei saa olla, sest on väga hästi mänginud. Ehk siis kiire... Võib-olla Eesti pressi jaoks hästi mänginud, eks ole? Siin hakkad mind halvale teele. Ta praegu siin üritab meid orkida, sellepärast, et... Siin on ikka selles mõttes on ikkagi vahet on nagu Eesti meedia ja statistika. See on 2 täiesti eri asja. Ei, ta on siin teinud ju mingi 20 tuubleid asju, et kiire ta kogu lugupidamise juures ei ole, aga ma ei tea, kiire areneja ta võiks olla, aga ma ei tea, mulle tundub nagu paremaid. Ma ei tea, mis... Ma nõustun sellega. Väga veenev oli kõik. Tõepoolest, vaatame, kas paremaid... Tõepoolest, jaa. Maik-Kalev Kotsar, Euroliiga üks paremaid uustulnukaid. Statistika seda tõestab, mitte lihtsalt punktid ja söödud ja mingid vahelt lõiked, vaid ka üleüldine statistika. Nii et hea töö. Napilt teid play-offidest välja, aga järgmine aasta uuesti. Punkt jälle kirjas. Poisid, tuleme teie juurde tagasi. Võtke nüüd ennast kokku, sest et järgmine uudis tuleb teile. Olin jälle. Nii, ja kõlab niimoodi. Peast haaranud Ronaldo põhjustas Araabia skandaali. Rindadest haaranud, kubemest haaranud või kõrist haaranud. Kust kohast haaranud Ronaldo põhjustas Araabias skandaali? Kõrivärk on, ma arvan, Araabias täitsa okei ju, või ei ole või? Sõltub kes kellel. Kes kellel on ju, et seal on nagu... No rindadest ei ole seal kindlasti okei. Rindadest ei saa olla küll okei seal. Aga oleks siin... Äärmiselt värskendav oleks mõni selline Ronaldo vaba saade ka teha. On mees toodab lihtsalt. No mis sa teed? No mees toodab lihtsalt. Seda küll jah, et või siis meedia toodab temast. Mis see Araabias oleks peaga, mis teema oleks seal? Olen, kelle pead sa näpid? Vot. Randol enda asjadega tegeles selle. Valed pead näpid, siis hakkavad pead veerema võtta. No aga kube on ka seal allpool, on ka igasugused pead ju meestel mõtlevad asjad, on ju, et siin. Äkki nagu seal piirkonnas. Mis see vastus teil olla võiks? Pakuksid seal piirkonnas, et see või? Jah, paneme see, teeme ära, et äkki võiks olla šokeeriv. Mis teie arvate? Ei no, poisid teavad ja tunnevad jalgpalli on. Ei taha pakkuda midagi? Ei no, kubemest räägi vastu. Me oleme vanad. Aga vaatame, kas kubemest on. Miks me ei tunne? Kas kubemest on õige vastus? On, aga samas oli ka kõrist. Sellepärast, et Ronaldo hüppas ka ühele teisele härrasele selga ja hakkas seda kägistama keset mängu ja siis teine hetk mängult ära minnes, väljakult ära minnes fännist... Kägistamine, see on... Hõikasid Messi nime, et oli kuri ja tegi natukene näitas, et te olete... See on sõbralik kallist. See on täpselt 2 meest saavad paaris kokku, pole 6 aastat näinud. Punkt teil kirjas, pange lauda endale ja võtame ette teile järgmise uudise. Ja see hakkab jooksma teile niimoodi. Sportlane keeldus vigastatud sõpra õnnitlemast, lohutamast, aitamast või torkamast? No ma ütleks seda, et ta väga hea sõber tundub, et ei ole ikkagi. Ja et ma ei ole kindel, kas ta on sõber. Epp, kuidas sulle tundub? No, kõik need variandid on sellised, et vist väga ikka jah, sõber ei ole. Mida sina siis? Oled sa keeldunud millestki? Ei ole. Meil peetakse ikkagi alati viisakaks seda, et sa surud oma vastasel kätt, sa surud vastase treeneril kätt hoolimata sellest, kas sa võidad või kaotad. Ja kas ta on vigastatud? Või kas ta on vigastatud? Torkama ei lähe. Torkama natuke ikka torkad. Ei torka. Näpuga silma vahest juhtub, kogemata. Sa oled igatsud. Ei, võib olla ka verbaalne torge ju. Me ei ole aega selle jaoks, kohtunik ei lase meil mati peal. Ega see oli mingi jutustama, ega see mingi... No see torkama oleks selles mõttes nagu totter variant vahel. Lauri paneb totter asja, aga äkki on ikka midagi lihtsamat.
tegelikult nagu tahaksid hakata vaikselt vastust saama teie käest ka, et tore mõte. Mina arvan, et see on ikkagi tegemist selle teega, mida sa välistad, et vehklemises. No ikka oligi jah, siis nagu jaa. Ma olen üsna kindel, et ma seda olen. Aga vaatame, kas torkama on õige. Absoluutselt jaa. Nii juhtus see U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel vääris siis kiitust Emilia Rosetti, kes tegutses väga spordinaiselikult ja ta oli taga 9-12. Vastane sai vigastada ja ta ei läinud teda torkama. See oli pikali maas, oleks võinud põhimõtteliselt auklikuks torgata, aga ei teinud seda, kaotas matši ja sai teise koha, nii et väga spordinaiselik käitumine, väga üllas. Punkt kirjas, taaskord Epp tassis päris hästi. Oli ja Kaspari ilmad olid ka sellised, et maailma avanes. On peale jalgpalli ka teisi spordialasid. No jalkas ei lähe torkama, vaata. Aga võtame ette teile uudise ja vaatame, kuidas see kõlab. Meedia. Õuduste õhtu üle elanud Manchester United tahab vabaneda 5-7 mängijast, 9-10 mängijast, 12-14 mängijast või 15-17 mängijast. No Illimar, sinu puhul oleks kindlasti tee all in. All in. Et terve sats minema. Vaatasin kõrvalauas, siis ma tean. Laseme nagu pingutame. See on natukenegi mingisugune jalgpalli teema tuleb, siis tekib seal... Ma tunnen seda. Vasakul käel selline võbelus. Võbelus ja juba tahaks. Aga mis teie võbelus kõhuõnes ütleb, kui te vastust ei tea? Midagi me peaksime pakkuma, et kui on õuduste õhtu, siis mitmes sa nagu tahaksid lahti saada. No loogiline oleks see, et ikkagi 15-17 saadad kõik minema ja võtad täiesti uue satsi. Viie tõmmaks tead. Et kui ka aitab, et minge vaadake mujal ringi. Aga mõni poiss ikka võiks jääda ju. Mõni võiks jääda, on ju. No mitu jääda võiks? Aga te vastust nagu nii, kui te ei ole seda uudist ei tea, siis pakkuge mulle, mis teile tundub kõige sümpaatsem ja liigume eluga edasi. Sa oled väga aus meie suhtes. Üldse ei tule. Aga meil pole midagi õnneks kaadata. Väga ei ole ja punkt maha ka ei lähe. Ilmar, tulista. Ma arvan, et nagu pool meeskonnast tõmbad minema või? 9-10 või? Vaata, pingil on ka veel mehed ja reservis ja kõik see asjad ka, et nagu see 11 meest ei ole nagu kogu koosseis. Ei ole kogu koosseis. Aga anna vastus. Ma paneks B. B. See tundub nagu A. Annan sulle punkti varastada või ei anna sulle praegu punkti varastada? Sõpra ei torka. Sõpra ei torka. Oi. Vaatame, mis on õige vastus. Ei ole 9-10, 15. All-in oleks olnud. Oleksid pidanud usaldama Illimar oma sisetunnet. Tõepoolest, Manchester United tahab teha suurema puhastuse, kuna lihtsalt see meeskond ei ole võimeline mängima sellel tasemel, mida Manchester Unitedilt oodatakse, nii et Ten Hag teeb ära mine liistud. Aga täpselt ja selle toreda uudisega liigume taaskord teie juurde, on väga rõõmustav uudis teile ja kõlab see niimoodi. Maicel Uibo poeg sai endale nime isa järgi, ema järgi, vanaisa järgi või Karl Lewise järgi. See käis ennem läbi. No kindlasti ta kellegi järgi sai. Kellegi järgi ta selle nime sai, aga kas sai isa, ema, vanaisa või Karl Lewise? Ma ütles, et ta sai... Jaa. Said nad lapse? Sai lapse, aga mis lapse nimeks sai? Ta lapse nime ma niimoodi ei mäleta, aga see tuli ikkagi perekonna järgi minu arust. Tuli. No, kumb poeg pole hea. See teema välistaksin. Mina ütleks niimoodi, et minu arust me näeme Maicel Uibo poja nimega ekraanil. Kohe näeme? Me näeme ka praegu. Sellepärast, et Maicel Uibo pani oma lapsele nime siis iseenda ehk siis lapse isa järgi ja ehk siis poeg on Maicel Uibo Junior. Kas see on õige vastus? Tõepoolest jaa, 20. aprillil siis Maicel Uibo sai isaks ja pani nime enda järgi. Ei tea, kas ei viitsin mõelda või lihtsalt nimi väga meeldib. Sellel me vastust ei tea, aga me liigume oma mänguga edasi seisult, kus on meil 10-2. Noh, poistel on natukene tööd teha. Te olete olnud väga tublid. Aitäh. Meie järgmine voor on selline, kus mina saan natuke lasta oma lõugudel puhata, sellepärast et kaptenid hakkavad küsima vastastiimidelt küsimusi. Suurepärane koht, kus kapten saab teisele kaptenile kaika kodarasse loopida või siis teha suurepärase teene. Esimesena ma lasen küsida, Margus, sinul küsimuse, aga Kasper Epp, teie käest tahan teada, mitmele punktile te panustate? 1 miinimum, 5 ma lähen seekord sinul valida. Ei, sa valisid eelmine kord jumala hästi, selles mõttes, et no ütleme nii, et ega nüüd liiga uljas ei tasu võib-olla olla. Natukene võiks nagu punkte ka saada, nii et... Kui ma vastan valesti, siis lähevad punktid maha. Aga sa õigesti saad endale? See on see kehvem pool. See on see kehvem pool. Meil on muidugi variant ka õigesti vastata, aga... Seda muidugi.
aga jääme siis selle sama, me võtame 2 punkti. 2 punkti. 2 punkti. Tasa ja targu. Margus, palun, Eeter on sinu. Nii. Kelly Sildaru osales 2015. aastal ühe Eesti lauljaga koos reklaamis. Kellega? Grete Paia, Elina Born, Jüri Pootsman või Ott Lepland? Mida reklaamiti? See on vahet sul. Toodet televisioonis. Nii. Peaks su häbi olema sihukest asja küsida ausalt. Vaadates punktiseisu. Ma võin sulle öelda nagu kategooria, ma sulle brändi elu sees ei ütle, aga jogurtihõrgutist. Jogurtihõrgutist, nii, oota mõtleme. Grete Paia on Saaremaalt. Saaremaal on tegelikult täiesti... Lihatööstus. Ott Lepland on Hiiumaalt. Jüri Pootsman on Rapla lähedalt, Elina Born on Virumaalt. Hämmastavad teadmised. Absoluutselt. Popmuusika vallast. Ja ma räägin, tema on plaana. Nii, aga... Jätab natuke stalkeri mulje. Palun vabandust inimesi. Ma olen nende Wikipedia leheküljed selgeks õppinud. Nii, aga kes võiks olla? Epp, mis sina arvad? Kelle poole sinu hing tõmbab? Teate, 2015 ma elasin Soomes, mul ei olnud telekat, nii et reklaamidest ma ei tea mitte midagi sellest ajast. Ma selles mõttes, ma olin nagu täiesti pimedus, aga sa ütlesid mingisugune jogurt või midagi või? Jogurtihõrgutis oli jah selle toote. Jogurtihõrgutis natukene nagu kuskilt oleks nagu mingi Ott Lepland ja mingi tere mingi asi. Luristame koos. Aga sellest nagu Grete, Elina... 3, 2, ma läheks Oti peale, aga ma ei tea. Läheme Oti peale. Vaatame, kas Kelly tegi Otiga koos jogurtihõrgutis reklaami või mitte. Ei teinud. Grete Paiaga, Saarepiiga. Ma ei saanud sulle seda öelda, sa oleks kohe pildi kokku pannud, aga korjake nüüd tabloolt 2 punkti maha, lähete taas ühe kohaliseks. Ja poisid, teile sama lugu, mitmele punktile mängite Kasperi küsimuse peale? 5, selge. All in ju. Milles küsimus? Kasper, tulista oma küsimus ekraanile ja kõlab see niimoodi. No nii, maadlusteemaline ikkagi. Maadleja Heiki Nabi on 2012. aasta olümpiahõbe. Mis aastal tuli ta aga esmakordselt maailmameistriks? Kas A 2006, B 2008, C 2010 või D 2013? No nii. Võigab juba või? Huvitav, kõik vaatab paaris numbrid ja üks on paaris. Epp, tahad punkti varastada? Ma saan aru. Tundsin pinget sealt lauast. Minu selline tagasihoidlik sporditeadmine ja loogika ütleb, et maailmameistrivõistlusi ja olümpiamänge ühel aastal ei korraldata. Aga seal ei ole ka ju... 2008 Peking. Tõsi. Eks ole. Et selle võiks nagu välistada. Väga hea loogika, väga hea. Nutikas poiss. Et selle viskaks välja. Nii, jääb 2006, 2010, 2013. Ja me räägime ka täiskasvanutest, eks ole. Igaks juhuks küsin ära. Ja, just. Et olla nagu täpselt. Vaatab mulle otsa, Kasper tegi küsimuse. Et... No nii, mis võiks olla? 10 või 13. Ma mäleta. Sa ei mäleta või? Aga ma oleks 10. Ma olen selle entusiasmi ja tugevusega nõus. Ja kui... Vähemalt ühesõnaga, et 2010 juhtus üks väga tore asi. Mul sündis poeg, et noh... Super, no. Jääb 2010. Et mis see õige vastus on? Õige vastus on A 2006. No need. Aegu pihta, no. Näe, vaatama näitan. Kuhu me jälle lähme? See on hea positsioon. Väga vaheline mäng. Meil on pool saadet tehtud ja punktiseis on 0-8. Ma oleks 3 punkti rohkem. Poisid. Ei ole hullu. Selles mõttes on okei, et ega see 2006 siis ta veel päris raskekaalus ei olnud, aga 2013 võitis ta siis raskekaalus pärast seda, kui... Siis ta oli veel pisike poiss. Üks mees võeti maha. Aga maailmameister on maailmameister. Ja, oli absoluutselt. Siin skoorist on näha, et pole ekstreemspordi. Skoorist on näha, et teie lähete teete tiimi väikse koosoleku, mõtlete, kuidas siit mängust edasi minna ja meie lähme käime kiirelt reklaamipausile ära. Me oleme reklaamipausilt tagasi. Poisid, milline on teie taktika edasiseks mänguks, et siit välja tulla? Ei no mis ikka all in paneme nii edasi, aga üldiselt on tunne küll selline, et olen sattunud nagu füüsikaeksamile, aga olen õppinud keemia eksami pileteenist. Täna kuidagi nagu üldse ei saa pakkuda pihta. Ei. Aga vaatame, äkki olukord läheb teile natukene paremaks, kui nüüd tuleb meil rubriik nimega Külaline küsib ja tänaseks küsijaks on meil alles hiljuti ka saates käinud Eesti hokilegend, mängiv noor jumal Robert Roba. Palun, ekraan on sinu, Eeter sinu, küsi esimene küsimus Marguse ja Illimari käest.
tere poodiumisaate külalised, kaptenid, tere Lauri. Minu küsimus teile täna on selline, et hooajal 2020-2021 lõin ma oma väravate löömise rekordi Soome kõrgliigas ja küsimuseks on, mitu väravat ma sellel hooajal lõin. Vastusvariandid on A 20, B 30, C 25. Poisid, mitu väravat Robert Rooba lõi 2021 hooajal Soomes? Kas 20, 30 või 25? Tore. Mulle meeldib, et ta ikkagi ütles nagu lööma. Okei, see tihti nagu visatakse ka, aga näha, et jalka välja. Ära hakkab. Keemia. Kaptenilt küsis, võib niimoodi öelda. Jaa. Et nii Eesti koondisi kui ka oma satsi kapten. Neil on see päris huvitavalt, on see loogika läinud 20, 30 ja 25. Okei, meie loogika. Näeb maailma teistpidi. Ma mäletan seda lugu küll, et jah, et ta tegi oma rekordi, et see oli super hooaega. Pärast seda ta läks ju KHL-i mängima. Korraks. Jah, korraks ja nüüd on Jyvaskylas tagasi. Aga palju ta siis sellel imelise looajal neid kolle paugutas? Ma ei tea. Soomes on päris pikk hooaeg. Ma läheks isegi selle B 30 peale. Turske. Tundub turske. Ja tubli, et noh. Ikkagi ma arvan, et kõva mees. No on. Siis ei hea nagu lahjemalt. Mis siis 30 päevalt ära lüüa? Eesti poisid. Eesti poisid. Aga vaatame, kas Robert lõi 30 väravat. Palun anna meile vastus. Ja nüüd, kui te olete paika saanud õige vastuse, milleks oli loomulikult 30, siis tuleb siit teine küsimus, mis on mingil määral jätku küsimuseks esimesele küsimusele. Selle 30 väravaga ma olin väravate lööjate edetabelis A esimene, B kolmas, C teine. No nii, siin on muster tekkinud, vaata. Väga huvitav muster, jah. Selles mõttes ta selline näha, ta oli kogenud mälumängur, ta ju juba siin tuletas vastuste variantidega ja on näha, et meil ei taha seda lihtsaks teha. Aga mitmest oli edetabelis, kui ta lõi 30 väravat Soomes? Ta tegi nagu mingid huvitavad pausid tegi. Esimese küsimuse puhul oli näha, et 20 ta mõtles välja sellise vastust, et ma ei ole elu sees vähe visanud. Siin tal oli ka üks väikene paus oli, aga Epp, kuidas sulle tundub? No, vastuse variant on 3, eks ju? On. Tõenäosus, et pihta paned on 1 3-le. Ütleb lihtne matemaatika. Ma millegipärast tahaks pakkuda, et võis olla kas teine või 3. Mina mõtlesin natukene nagu teise peale, aga siis sel hetkel, kui ma selle peale mõtlesin, siis mul meenus kangastus Roberti nagu olek ja postuuriga siin saates ja no kas ta küsiks, kui ta ei olnud esimene? Sest ta oli nii võitja ikka. Ta oli nii võitja. Aga kui võitud peavad oskama kaotada? Seda küll. Ma ei tea, kas me läheme siis kuldselt keskteed ja pakume seda teist, mille tunnet on nagu mõlemal või arvad, et on 3? No, kuule, sa olid Soomes elanud ju. Võib-olla 2015. Natuke varem. Aga ma ei tea, kas lähme siis selle... Võta enda peale. Võtan enda peale. Valime C ja teine. Vaatame, kas C ja teine on õige vastus. Kuigi võitlus oli tihe ja 30 väravat on pigem harukordne juhus Soome kõrgliigas, siis kahjuks olin ikkagi teine. Esimese koha mees suutis lüüa lausa 33 väravat. Hästi, punktid kirjas, näed ilusti. Meil ka. 1 punkt on ilusti kirjas. Väga tublilt panete, poisid. Paus mõjus teile hästi, punktid juba silmas. Aga ärge üldse heitke meelt, sellepärast, et nüüd kohe me hakkame mängima nädala eelvaate mängu. Ja see on selline mäng, kus me küsime kiireid küsimusi ja me saame anda kiireid vastuseid ja punkte sajab kamaluga. Nagu ma juba välja reklaamisin, siis meie järgmiseks vooruks on nädala eelmäng. Kiired küsimused, tead vastust, vajutad nuppu. Väga hästi saad punkti endale. Oleme valmis mängima. Ega see midagi keerulist ei ole, vastab see, kes nuppu vajutab, eks ole. Ettevalmistav tekst esimesele küsimusele kõlab niimoodi. 9. kuni 10. maini peetakse Meistrite liigas esimesed poolfinaalide kohtumised. Meistrite liiga on viimasel 10. olnud puhtalt Real Madridi mängumaa.
Mitu korda on Real Madrid võitnud viimase 10 aasta jooksul meistrite liigat? Kas 2 korda, 4 korda, 5 korda või 7 korda? Ootasin juba palju küsimust seda nagu, sa küsisid väga pettunud. Viimase 10 aasta jooksul siis peab nagu igaks juhuks mõtlema hakkama. Aga tohiks sassi minna, et 5 peaks õige vastus olema. 5 on tõepoolest õige vastus ja ei läinud sassi seekord. Tubli, kannatlik olid. Ma arvasin, et sa hakkad kohe plähmerdama sellega. Aga... Väga rahulik. Null tuli ette. Järgmine küsimus. Kuulame nüüd tähelepanelikult. 5. kuni 7. maini toimub USA's järjekordne Miami F1 Grand Prix. Mitu ringi peavad vormelid läbima Miami autodroomil, et näha ruudulist lippu? Tahab keegi vastata? Ei taha. Kas 57, 61, 66 või 78? Õiget varianti ei olnud. Õiget varianti ei olnud. See on... Vaidle Margusega. Pan 66. Pan 66. 66. Mis õige vastus on siis, kui sa seda kirjas? Ma 63 peale mõtlesin, aga järelt on 61 äkki. Võin teile öelda, et te vastasite mõlemad valesti, sest tegemist on 57-ga ja nad läbivad 57 ringi jooksul 308,484 kilomeetrit. Tartusse tagasi põhimõtteliselt küll. Võtame ette 3. kiirküsimuse. 6. kuni 28. maini sõidetakse järjekordne Giro d'Italia. Mis aastal peeti esimene Giro d'Italia? Suured jalgrattafännid taha vastata. Kas 1891, 1909, 1930 või 1955? No siin... Illimar, sõitsid kunagi ratast? Sõitsin, jah. Ma võin proovida. No proovi. Proovin, ma tean, et lihtsalt, aga ma ei ütle ette teile, sest muidu tuleb. Aga ma tean, millal ei sõidetud see. Ma flirdiks selle C-ga 30. Kuigi, jah, täpselt, ma flirdiks sellega. Kuigi see 55 tundus kahvatlev, aga ma panen selle. Okei. Teil tundub ka midagi kahvatlev, ei tundu? Võtame sõja järgse aja või? No. 55. Palju õnne, vale vastus! 1909. Oli õige vastus. Hästi läheb, hästi läheb. Tour de France tehti 89 ära. No võt, siis tuli Giro tuli järgi. Aga võtame ette teile järgmise kiirküsimuse ja kõlab selle ettevalmistustekst teile niimoodi. NBA play-offides ragistavad omavahel Miami Heat ja New York Knicks. Kumb meeskond on võitnud rohkem NBA tiitleid? Heat. Heat. Kas on õige vastus? Ja tõepoolest 3 korda ja New York Knicks on võitnud 2 korda. Võtame ette teile järgmise kiirküsimuse. Poisid, nuppu peab vajutama, kui vastata tahate, tuletan teile seda meelde. Korra proovisime, töötab. Aga räägin teile natukene juttu ette. 7. mail lähevad UFC kääbuskaalus omavahel vastamisi kaaluklassi meister Sterling ja väljakutsuja Ceduro. Inglise keeles on selle kaalukategooria nimeks bantamweight. Mille järgi on see kaalukategooria oma nime saanud? Kas sulgede, kanade, kukkede või sääskede? Kuna maaduses on kaalukategooriatega värk, siis meil loeti ka sulgkaaluks, nii et ma pakuks sulgedega. Aga see on UFC. Mis me pakume? Jah, aga kaalukategooriad ikka. Sääsed. Mina ütleksin UFC kohta lihtsalt seda, et ma möödunud nädala jooksul mul ühe jalgpallimängu järel hakkas UFC, hakkas telekas käima ja see võistlus lõppes juba ära. Mõtlesin, oi, kui tore, näe, UFC mängis mul ka kodus taustaks ja jätaks siis meelde, et kes võitis näiteks, mina ei tea, Lauri jälle küsib. Ja ma ei tea, kes võitis ja ma ei tea, kes seal osalesid, aga üks vend löödi knockouti, nii et mul ei ole mitte midagi kasu sellest vaatamisest. Aga siis panete suled ja teie tahate öelda sääsed, ma sain aru. Mulle nagu tundus, et nagu siukene, et võiks nagu pisikesed olla ja värgid, et kanad ja kukad on veits suuremad ju. Ei ole või? No nii, aga vaatame. Lähme sääskede peale. Sääsed, suled ja vaatame, õige vastus on hoopis kanad. Kanad. Need on sellised pisikesed kanad, bantamkanad. Ja võtame ette teile viimase kiirküsimuse ja võtame selle hästi-hästi kiiresti. Eesti korvpalliliigas mängitakse praegu play-off mänge. Mis meeskond tuli Eesti korvpallimeistriks 2000. hooajal? Tahad vajutada juba? Ei. Kas Kalev Cramo, Pärnu Sadam, Rapla korvpalliklubi või hooaeg jäi COVID-i tõttu lõpetamata? Kasper jõudis enne? Lõpetamata jäi 2020. Ja see on õige vastus!
mänguseis on meil 12-1. Vaat sellist skoori mina siin saates veel pole näinud, aga pole hullu. Kohe tuleb meil e-sport, kus meie kallid võistlejad hakkavad mängima tennist ja seal me võime keerata selle seisu pea peale, kui me tahame. Meil on tänases mängus veel pidamata üks mänguvoor ja selleks on loomulikult e-sport. Kullakallid Illimar ja Epp hakkavad täna mängima tennist. Loomulikult sellepärast, et meil on tulemas kohe French Open ja praegu käib Madridi Open. Kaptenid, mitmele punktile me mängime? 10 palli süsteemis täna mängime, et pinge püsiks ikkagi lõpuni, sest et skoor on suhteliselt nukker. Margus, mitu punkti tuleb? All in. 10 ja teil? Me oleme õppinud, et tagasihoidlikkus on voorus 1 punkt. Väga hea, saame võib-olla viigi majja, kui kõik läheb nii, nagu Margus ja Illimar soovivad. Nii et Epp ja Illimar, tehke näpud soojaks, alustame mänguga. Ja selgituseks vaatajale, Epp loomulikult mängib naisterahvana ja Illimar mängib meesterahvana. Nii et paneme ennast nüüd valmis ja hakkame nautima kõrgetasemelist amatöörtennist. Epp, ma ütlen, kui sa jätkad tänases vormis, siis on meil kõik hästi. Võit on vormistamise küsimus, eks ole? Tahaks loota. Illimar, sina servid. Ilus. Kadaki. Assa! Näid. Liigu. Põlvedega liigu. Mis nüüd? Puldil on aku, nii. Saan uut pulti. Muru on libe ja... Ei no, mul oli mängija, silm, igi läks silma. See on nagu näha, vaata pühkis sealt. Kuule, näid, vabandus. Illimar servib. Ilus. Pane puraka vastu. Nadaki. Miks sa samasse kohta lööd, kus ta seisab? Ma olen sinna. Nägid? Jookseb. Panid jooksma praegu Eppu niimoodi, et vähe pole. Kena. Tundus, et oli aute. Epp kinkisid solidaarsuspunkti või? Ilus, nii. Asa. Väga rahulikult mängivad, mingit rapsimist ei ole, löövad ilusti üksteisele kätte. Täitsa mängu moodi endiselt. On ja? See on ikkagi selle tennise võlu, ma mõtlen PlayStationi peal. Ja Miks ta jookse? Pikki piiri niimoodi ära. Kõmm. Eppu servid on küll ikka päris vihased nagu. Ja nüüd tuleb oba! Ja said kätte ja lööb. Ma vajutan siia nuppuna ja ei tule no. No õlad liiga pingid lihtsalt. Ja mul on vist jah. Kuule, kapten tuleb. Oot, mängi nüüd. Masseerib. Ja ei, sai kätte. Okei, nüüd oled väärt. Nii, tuleb. Mul on. Väga hea. Ma ütlen, enne oli pinge lihtsalt nii peal, et... Aga nüüd ta on tulemust ka näha. Tuleb, vahe näed. Aba, no ilus pikk palli vahetus. Nii, ja tuleb. Kadaki! Kes paneb vastase liikuma, kes ei pane? Ilus. Sinna. Vaatu, kui ilusti põlvitavad niimoodi. Hops, ja nüüd. Võttis ära. Epp on niisugune nagu meelitab unust välja ja siis papa. Teeme nüüd kuldse game'i, kes selle võidab, on mängu võitnud. Alles nüüd ütlesid. Sobib. Nüüd sa ütlesid. Sabotage. Sa pead vaatama punkti. Oba. Miks ta ei löö? Ilus Illimar. Tuleb. Tuleme tagasi veel. Tuleme. Fööniks tõuseb tuhast praegu. Tõmba tuuri alla, Illimar. Uued nupud. Ja nüüd puraki. Vaata, siis on puraki raisa kohe. Vaata. Ja... Illimar sai Eppu jooksma. Ja läheb. Oi. No nii, ega siin viimased punktid mängus. Pinge on peal. Pinge all ma olen hea. Ma ütlen, ma räägin, ma olen eluaeg. Epp ka, paneb sa nästasid sulle rahulikult see, kui sa siin uhkustad, kui hea see pinge. Epp, lase mul lõpuni vähemalt. No nii, teeme asja põnevaks, ega siin ei ole nalja. Ja nüüd see mäng sai läbi. Ma võitsin või? See pult on katki. Ma võitsin või? See pult on katki. Meie siin võitis Illimar, sa võitsid, jaa. Keera tabloole 11. Sellise toreda viigi seisuga meie tänane mäng ongi kahjuks läbi saanud. Aitäh, Illimar, aitäh, Epp, et leidsite aega, tulite meie juurde. Aitäh, kaptenid, aitäh sulle, kallis vaataja. Kohtume sinuga juba täpselt nädala aja pärast, ikka samal ajal, samas kohas. Tšau!